hästi lühidalt. Täna me oleme siin, et teavitada, et võim on rahva käes ja kunst on Sirje käes. Ja Sirje nüüd paari sõnaga ütleb, et mida ta on nikerdanud, mida ta on teinud. Ja siis seejärel me anname ka veel sõna meie väliskülalisele, väliseestlasele härra Margnale, kes räägib ka, miks Õnne 13 näitlejad oma naha on viinud turule. Aga kõigepealt, Sirje, palun. Räägi rahvale. Tere rahvas. See ei ole moenäituse. See on tehtud nahast. Nahast on proovitud teha teistmoodi tekstuure ja pandud lihtsalt nagu tehtud nagu kostüümid, nagu kostüümid, eks ole. See, mis on mõeldud Marie Carellile, see on pruun, on ilma rumblemata ta nendest neetidest ja klõpsakatest käib koos. See on siis 4 tükist tehtud niisugune hõlst ja need hõlstid ja need kostüümid nii-öelda jutumärkides peaks iseloomustama nende karakterid. Ja siin on Palmister, näiteks Palmister, glamuurne näitlejanna, kõik tunnevad teda punaste huultega, aga mängib hästi laia ampluaaga tükke. Ja siin on Kontra. Kontra on endine postiljon, aga nüüd on ta suurepärane luuletaja ja ka näitleja ja laulja. Kõik teavad Kontrat Lõuna-Eestist. Ja siin on püütud tema iseloomu nagu edasi anda. Kontra ise ei tea midagi sellest. Ainuke, kes teab, on Carell. Tema on foto peal näinud ja ta oli nõus selle hõlstiga. Et ma nimetan teda siis selleks uudiste kütiks. Kes tahab lugeda, võib lugeda, mida nende kohta ma kirjutasin seina peal. Ja ongi kõik. Ja siis on pildid siin ja vaat siin on igast erinevad nahad. Siis teha igast asju teha. Nõukogude ajal, mäletate, oli Ars, kunstikombinaat Ars. Tema tegi imelisi nahku. Tema tegi nendest Taimpark nahkadest imelisi kunstitöid ja igasuguseid karpe ja raamatuid. Ja see on Taimpark nahk. Minul Taimpark nahka siin ei ole, see on kõik kroomnahk siin. Aga kes ei tegele nahaga, see ei saa aru, mis on kroom ja mis on mineraalpark ja mis on siis Taimpark. Aga tänapäeval ka taimedega enam ei pargita. Vanasti pargiti tammepoorega ja igasuguste muude asjadega keskajal. Aga tänapäeval ei tehta niimoodi. Ja siis on, keemiliselt tehakse, aga ikkagi ta on niisugused nahad, mida saab värvida. Neid nahku olen mina natuke värvinud autovärvidega, aga muidu neid Taimpark nahkasid värvitakse lillase lõnga värviga, nagu te mäletate vanast ajast Arsi toodang. Need on kõik tehtud selle aniliinvärviga, millega värviti siis tekstiili inimesed värvisid lillast lõnga. Need on väga head ja need võtsid siis seda sisse, seda värvi ja olid väga ilusad niisugused asjad. Aga tänapäeval ei ole nahakunst üldse kunst, vaid ta on nišš. Tähendab, keegi ei pea seda päris kunstiks. Et käsitöö või nii. Et nagu ma seletasin, aga ma ei hakka pikalt seletama. Läks juba pikaks. Kõik. Sõnavõtt, mida Peeter alus, et ma ütlesin paar sõna, et miks näitlejad. Ma ei räägi siis ikkagi Margnana, ma räägin iseendale, et miks näitlejad naha turule viivad. Et kui siin kunstnik kasutab teiste nahku, loomanahku ja erinevaid nahku paneb kokku, siis näitleja on ju selline loom, et tema keha on tema enda instrument. Et näitleja on nagu pill ja looja ühes isikus. Ja nahk on kindlasti üks osa sellest. Ja nahk ei tohi näitlejal väga tundlik olla. Selle tõttu, et siis ta ei talu kriitikat võib-olla ja läheb väga närvi. Aga kui nüüd konkreetselt nahast rääkida, siis mina olen see vanakoolimees, kes on oma naha puhta hoidnud. Hästi palju kaasaegseid ka noori näitlejaid juba kaunistavad oma nahka
tätoveeringutega, rääkimata sellest, et tahetakse kõrvadest rõngaid läbi ja suuri rõngaid ja väiksemaid ja ninast ja kõik nii. see käib rohkem meeste kohta, see viimane. Meeste kohta ja siis, et see näitleja puhul on see, et minu meelest see nahk peab olema nagu puhas lõuend, et siia saab kõike kirjutada. Filmides tehakse ju tätoveeringud, kõik kiired tätoveeringud ja inimesed kannavad ka elus tätoveeringuid, mis on nii-öelda peale kleebitud või tehakse spetsiaalselt kohe sellised tätoveeringud on olemas, aga kui näitleja ennast ära tätoveerib, no me näeme filmides seda hästi palju, et kui on mingi gängsterite filmid, siis need näitlejad ongi tõeliselt tätoveeritud, muslisse aetud ja sellega siis näitleja ütleme, kitsendab väga oma seda ampluaad, aga noh, kui tal tööd on, kusagil Hollywoodis töötad, siis sa võidki olla ja mängida eluaeg ühte seda sama tüüpi oma tätoveeritud nahaga ja rõngastega, mis sul läbi rinnanibuli on aetud ja nii edasi. Nii et, aga minu seisukoht on ikka see, et näitleja peab hoidma oma naha ja kogu oma olemuse puhtana nagu valge lehena, kuhu saab siis igasuguseid asju peale kirjutada, ehk siis seda rolli luua. Need tegelased, kellele on loodud need suurepärased kostüümid, on mul isiklikult kõik tuttavad, aga kõige rohkem olen ma Merle Palmistega kindlasti koostööd teinud ja Merle on suurepärane näitleja. Ta on hästi populaarseks just saanud nii sellise diivana, kuna ta ka elus kannab väga välja peetud kostüüme, hoolitseb enda eest, hoiab ennast heas vormis. Aga minu kogemused on olnud Merlega 30 aastat tagasi või millal me tegime erinevaid igasuguseid sketšisaateid televisioonis. Ja Merlele väga meeldis seda, kui ta pidi mängima mingisugust joodikut vanamutti, kellel hambaid suus ei ole või mingisugust sellist karakterit, kus ta on loll televisiooni diktor, kes millestki aru ei saa, mis poliitikas toimub ja ta nautis seda. Nii et näitleja on selline kummaline loom, et jah, mõni mängib elus rolle, mõni ja siis ta ei saa võib-olla laval hästi hakkama, elus on teda väga huvitav kuulata ja seltskonnas, aga teine näitleja on jälle selline, kes on elus hästi vaikne, tagasihoidlik ja keda on väga huvitav seevastu vaadata laval. Aga Merle on selline super kuju, et Merle on suurepäraselt ennast teostanud nii laval kui ka televisioonis ja ta veab oma rolli välja suurepäraselt ka elus ja ma arvan, et see kostüüm sobiks talle suurepäraselt selga ja ta kannaks seda välja. See on kõik. Aitäh!